Tere, minu nimi on Emil Rutiku. Me oleme kohtunud varasemalt kas läbi teleekraani või kuskil pidu lavadel. Täna räägin oma kirest. See on keskkonnasõbralik elustiil. Üks viis seda harrastada on sorteerida oma muu prügi hulgast välja köögi või aia prügi. Ning sellest, kallid sõbrad, valmistada imelist kompostmulda. Jäätmeid aga tekib väga palju erinevaid. Nüüd vaatame koos, mida võib kompostihunnikusse panna ja mida oleks hea välja jätta. Aiajäätmetega on kohe väga lihtne. Ehk siis kõik, mis teil jääb üle teie põllulapilt või siis aiast, see sobib kompostihunnikusse väga hästi. Näiteks puulehed, niidetud muru, juurviljapealsed, rikinenud kartulid, porgandid, juurviljad, närtsitud lilled. Köögikraami kohta peab natukene rohkem teadma, aga ega siingi ei ole midagi nii keerulist. Kompostida võib kõik võimalikke taimseid köögijäätmeid. No näiteks vana ahjukartul, kapsalehed, till, õunakoored, õunasüdamikud, kohvipaks koos laguneva filtriga. See kõik võib minna teie kompostihunnikusse. Mida aga teha banaani, apelsini, sidruuni, melooni, arbuusi koortega? Nüüd, kui sa oled veendunud, et need on kasvatatud mahedalt, lõika tükkideks, viska komposti, sest sealt sa võid kasutada seda mulda juba oma juurviljade tootmiseks. Idee poolest loomulikult võiks panna ka kassi ja koera väljaheited kompostihunnikusse. Kui teil on plaan kasvatada endale juurvilja sellest samast kompostist, siis see oleks hea, sest koera ja kassi kakas võivad olla haigused. Kui aga tahate seda kasutada lillekasvatuses, mingit probleemi ei ole. Tuld. Mida aga teha liha ja kontidega? Neid ei tohiks panna kompostihunnikusse, sest seal ei ole piisavalt temperatuuri, et lagundada just nimelt see liha ja kondid. Ja teiseks, mis on ka ülioluline, liha roiskub ja see kutsub ligi sulelised ja närilised. Ja nüüd tähelepanu, on kindlasti palju asju, mida mitte mingil juhul ei tohi panna oma kompostihunnikusse. Nende hulgas ravimid, kodukeemia, pesuained, grill, süsi ja tolmuimeja kotid. Neid mitte mingil juhul. Rääkimata plasmassist, kummist, konidest, klaasist ja klantspaberist. Aga võtame kokku. Kerge südamega võid oma kompostihunnikus kasutada kõiki juurvilja ja puuvilja jääke ning seda, mida sa lõikad või niidad oma aias. Kahtle siis, kui asja lagundamiseks on vaja kõrgeid temperatuure. Ja kõik, mis on mürgine, hoia kompostrist eemal. Uuri julgesti lisa www.compostillion.ee. Teeme prügist puhast mulda.